Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Kui veel loetud tunnid tagasi tundus, et üsna kindel on kokkulepe, et USA ja Venemaa presidentide järjekordne kohtumine on kokku lepitud, siis praegu selles enam nii väga kindel vist olla ei saa. Aga meil on stuudios Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu. Tere päevast! Tere päevast, Ulla! Kui me läheme selle kokkuleppe juurde tagasi, siis nagu ma meediast aru saan, siis need järeldused, et USA ja Venemaa president võiksid juba lähinädalatel kohtuda, et need järeldused tehti pärast seda, kui nad pidasid omavahel telefonivestluse. Oli see nii? Just nimelt, et see telefonivestlus leidis aset, võiks öelda vahetult enne seda, kui Ukraina president Volodõmõr Zelenski valmistus Washingtoni külastama ja president Donald Trumpiga kohtuma Valges majas ja see võis tulla paljudele ka üllatusena, et oli siis vaja seda telefonikõnet. Ma ei tea, kas on keegi kindlalt suutnud väita, viidates näpuga näidates allikale, et kelle initsiatiiv see oli, kes helistas kellele, väidetakse, et Putin ikkagi helistas Trumpile, võib-olla oli see vastupidi, et Trump tahtis veel korra enne Putiniga rääkida, enne kui et saada viimast niisugust signaali Moskvast, enne kui ta Zelenskiga kohtub. Mina nägin seda väga skeptiliselt algust peale, sellepärast, et ilmselgelt Venemaa ei ole andnud mitte mingisuguseid märke soovist sõjategevust lõpetada, ehk siis vaherahu sõlmida vähemalt. Ärme isegi räägi rahuleppest kui sellisest, mis peaks olema meie arvates kestev ja õiglane ja nii, mis asi, kuidas venelased arvavad või mida nemad arvavad kestvusest ja õiglusest, aga et seda on ju peale Alaskatki ju nii Kremli pressiesindaja Peskov kui ka enam-vähem otseselt ka välisminister Lavrov ja isegi Putin öelnud, et nemad ei ole huvitatud sõjategevuse lõpetamisest, nii et ja seda tulebki nii võtta, nii et ma ei tea, millele Trump nüüd loodab ja igatahes see kõne oli selline, et ta muutis ka Trumpi enda retoorikat ta viis selle rööbastelt välja, ütleme niimoodi, mis puudutas Tomahawk, siis nende ballistiliste rakettide andmist Ukrainale. Seal jutt võis olla, ma ei tea, 20, 50, võib-olla 100 raketist, kes seda teab, kui palju, igatahes mitte palju. Et kui suur abi see oleks olnud reaalselt Ukrainale, aga poliitiliselt oleks olnud see väga suur sõnum ja see oleks jällegi mingisugune jäämurdmine, et kui juba Tomahawkid on antud, ükskõik kui palju, eks ole, mõni tosin, siis neid tulevikus saaks veel juurde anda. See avaks tee ka võib-olla Saksamaa Taurustele ja nii edasi, nii edasi. Nii et selles mõttes oli väga oluline hetk ja kui ma vaatasin, kuidas Kreml sellele reageeris ja Putin ja kõik muud selle Putini režiimi esindajad Tomahawkide, see oli midagi muud kui reaktsioonid näiteks Trumpi ähvardustele kehtestada enneolematuid sanktsioone. Nad ei teinud väljagi nendest, aga kui räägiti Tomahawkidest, millega on võimalik valusaid lööke anda Venemaa infraobjektide vastu, need majanduslikud sõjalised objektid, siis venelaste reaktsioon oli väga-väga närviline. Tomahawkid on ülimoodne relv, et me siin veel nädalapäevad tagasi, kui seda kohtumist just nimelt Ukraina presidendi ja USA presidendi kohtumist ei olnud toimunud, siis me ka arutasime, et tõenäoliselt need Tomahawkid võiks ikka saada. Praegu on vist üsna selge, et nende Tomahawkide puhul on Trumpi selge seisukoht ei. Tõepoolest ta muutis oma retoorikat, et äkki saab nii kuidagi edasi minna, et neid ei oleks vaja anda, ühesõnaga ta hakkas keerutama, aga Tomahawk kui relvasüsteem ei ole nii väga uus, aga seda on moderniseeritud ja neid on tekkinud mitmesuguseid variante, need on nii merelt, siis laevadelt, talvelaevadelt kui ka muudelt platvormitelt lasta, et võib-olla praegu oleks probleem, ütleme Ukraina puhul see, et veel ei ole sellist lõplikku platvormi
kuidas neid maa pealt lasta, aga noh, põhimõtteliselt see on tehniline küsimus, minu teada sellega tegeletakse ja see ei ole ka kauge tuleviku muusika, nii et minu jaoks on see halb moment see, et piisas ühest telefonikõnest Venemaa diktaatoriga selleks, et selline tugev sõnum muutuks, nagu see oleks kõrvaldatud, ütleme niimoodi, et praegu ta nagu ei olegi enam kahjuks päevakorras. Ja kui see oleks olnud ärritav faktor, ütleme selle Trumpi ja Putini kohtumise ettevalmistamisel, siis tegelikult ju ärritava faktorina olles näinud Venemaa reageeringud, ju Trump selle ju kõrvaldas. Aga kas see päästis seda plaani, et kohtuda ikkagi Budapestis ja miks Budapestis? See on ju nii halva auraga koht. Seal ju sõlmiti ka 1994. aastal ju neid memorandumeid, et kas siis selleks, et sõlmida jälle uusi memorandumeid, mis oleksid paremad kui need, mida ei respekteeritud Venemaa poolt, et seal on hästi palju selliseid küsimusi ja nagu näha on, kuivõrd oli ette nähtud välisministrite vaheline telefonikõnelus, seejärel siis ka kohtumine, et ameeriklaste poolt oli selgelt soov, olles pettunud peale Alaskat, et see kohtumine oleks korralikult ette valmistatud ja kui juba riigipead saavad kokku seal Budapestis, et nad saaksid välja tulla, öelda, meil on siin vähemalt relvarahu, kui mitte rahulepe, et relvarahu, siit liigume edasi rahuleppe poole, on ju. Aga kuna ilmselt Lavrovi poolt antud vastus, et USA välisminister Marco Rubio oli sellised, et seal ei olnud mitte midagi, millestki kinni võtta, et Venemaa tahaks sinna rahu poole kuidagigi liikuda või relvarahu poole, siis jäeti see välisministrite kohtumine ära ja kokkuvõttes ka siis see tippkohtumine Budapestist siis Viktor Orbani suureks kurvastuseks. Venemaa praegu siiski tahaks, et kui see relvarahu tuleb, et see ei tule mitte mingil juhul praegusel sellel samal joonel, kus jookseb rinne. Küsimus ei ole, kas on sellel praegusel joonel või kui natukene nihutada seda, relvarahu oleks Venemaa jaoks nii või naa ajutine ja see oleks selleks, et poliitilisi plusspunkte koguda näitamaks, kuidas nemad tahavad rahu ja teiseks selleks, et taastuda, oma positsiooni kindlustada ja ega nad ei tahagi seda praegust ja nad on ju väga selgelt öelnud, et nemad on ju oma põhiseadusse kirjutanud, et 5 oblastit, sealhulgas Krimm ja siis Luhanskist kuni Hersonini välja, et kõik on justkui Venemaa osad ja tervikuna, aga nad ei ole ju tervikuna, et Luhansk peaaegu, et on, Krimm on täielikult, aga eriti Donetski vabariik või Donetski oblast on ma ei tea, võib-olla 2/3 või vähem on Venemaa kontrolli all ja sama on Zaporižja ja Hersoniga ja nii, et nemad nõudsid siis Donetski oblasti tervikuna endale nagu, aga seal on ka see küsimus, mida on ka ilmselt varem arutatud, põgusalt meenutan, et seal on ju kõige tugevamad kaitseliinid ukrainlastel ja just sealt avaneks tee Kiievi peale. Ukraina küsimus ei ole ainult territooriumi, vaid kaitseliinide loovutamisest Venemaale. Nii et see, mida Venemaa taotleb, on nii poliitiliselt kui sõjaliselt suunatud sellele, et Ukraina sisuliselt annaks nagu alla ja ta oleks võimalikult kaitsetu peale seda relvarahu ja läbirääkimiste positsioon veel tugevneks Venemaal endal versus Ukraina ja tema toetajad. Kas me saame üldse praegu positsioneerida, et see Trumpi suhtumine, kaldumine kord Venemaa, kord Ukraina poole, see käib hästi kiiresti ja... See on nagu pendel, jah, käib niimoodi. Aga et kus see pendel praegu on ja kui palju seda pendlit võib muuta ka NATO peasekretäri visiit Washingtoni? See pendel oli hiljuti täiesti selgelt Ukraina poolel ja olid sellised sõnumid, mis olid väga nagu julgustavad ja president Donald Trump isegi ületas ennast mõnes
säutsus seal Truth Socialis, kui ta kirjutas, et Ukrainal on võimalus ennast vabastada ja isegi veel rohkem maid võtta, ma ei tea, mida sellega ometi silmas pidas. Aga ja nüüd ta on jõudnud jälle see pendel sinna poole, kus siis ta juba nii-öelda peaaegu et kahtleb, kas Ukraina ikkagi suudab võita ja noh, need on igatahes väga sellised segased signaalid, mis ei aita ei temale endale ja Ühendriikidele ja nende rollile rahu tegijana, rääkimata siis Ukraina moraalist ja meie moraalist ja nii edasi. Aga noh, ütleme nii, et Euroopas me oleme juba jõudnud staadiumisse, kus me oleme kõigutamatud Ukraina toetamises. Nüüd on selline pakett nagu PURLi akronüümiga, mis on siis pakett, kus Euroopa riigid panevad rahad kokku ja ostavad USA-lt relvi, mida siis Ukrainale üle antakse. 2 paketti on olnud ja rikkamad riigid nagu Norra, Taani, Holland ja nii edasi on oma rahad kokku pannud. Nüüd siis on 3. ring, ka Eesti panustab sinna, Soome ja paljud teised riigid. Sellest oli mul muide juttu just äsja, kuna täna hommikul kella 11 kohtusime Soome riigikaitsekomisjoniga, nad on meil külas, meil oli ühine istung, see oli ka üks küsimus, Ukraina toetamine, ka Soome kolleegid kinnitasid, et Soome osaleb selles paketis ja et see on protsess, mis jätkub. Ja. Aga siiski, kas me peaksime arvama, et lähiajal siiski USA ja Venemaa presidendid kohtuvad ja kui see nii peaks toimuma, on see Ukrainale pigem halb või pigem hea? Küsimus ei ole kohtumises, vaid küsimus on eeldustes, mida me näeme selle ümber toimumas, sellepärast et kui me ei näe mitte mingisugust soovi Venemaa poolt relvarahu kehtestada ehk sõjalist tegevust, seda barbaarset tegevust, millega nad tapavad tsiviilelanikke, seda lõpetada, siis seal võib olla ka 100 kohtumist, aga tulemus on ikkagi ümmargune 0. Ma olen seda korduvalt öelnud, eriti viimasel ajal, aga ka varem, et diplomaatiat on proovitud Venemaaga, alates Macroni sagedastest telefonikõnedest ja nii edasi, kuni nüüd siis president Trump proovib ise, kutsus küll Alaskale, nüüd kohtume seal Budapestis, jäi ära ja püütakse Venemaa kuidagi diplomaatiaga veenda, et rahu sõlmida. Tegelikult ju see tähendab, see ei ole lihtsalt chit-chat ja selline tore jutt ja soe õhk, vaid seal taga on konkreetsed kompromissid, mida pakutakse omalt poolt, aga Venemaa ei paku ju mitte midagi vastu. Siis on sanktsioonid, see on siis teine mõõde selles protsessis ja nüüd me valmistame 19. sanktsioonide paketti. Sanktsioonid mõjutavad kindlasti Venemaa majandust, seda on näha ja kas Venemaa seda tunnistab, mitte loomulikult nad ei tunnista, seda nad ütlevad, et sanktsioonid on õigustamatud ja mõttetud ja nii edasi, aga tegelikult nad mõjutavad, aga kahjuks nad ei mõjuta Venemaa majandust sellisel määral, et sundida neid sõda lõpetama ja nüüd on ju nende majandus viidud sõjarežiimile ja siis on veel 3. mõõde, mis on eriti markantselt viimase aasta pooleteise jooksul, aga on see, kuidas Ukraina üha efektiivsemalt suudab füüsiliselt hävitada või kahjustada siis Venemaa infrastruktuuri, nii nafta, gaasitaristut kui ka sõjalist taristut ja muud logistikat ja nii edasi. Ja kõik see, mis täiendab Venemaa sõjakassa ja seda sõjakohvrit ja mis hoiab seda agressiooni käigus ja see on ülioluline sellepärast, et see 3. mõõde, see ongi tegelikult see, mis selle sõja lõpetab. Nüüd on erinevad hinnangud, et kas on 30-40% Venemaa Euroopa osas asuvast naftagaasi taristust ja nii, mis on pihta saanud, tõsiselt kahjustatud, vähem tõsiselt kahjustatud, aga et küsimus on, kuhu maale peab jõudma, kas 50, 60, 70% ja et
et see avaldaks nagu päriselt ka mõju neile ja et lõpuks venelased ütlevad, et okei, nüüd pidagi kinni, nüüd lõpetame ära, et teeme rahu siis. Sest ainult see füüsiline hävitamine nagu selgub, oleks mingi 4. variant veel, mis töötaks, siis võib-olla prooviks seda, aga ma ei näe lihtsalt seda ja sellepärast nad tomahawkidele nii valusalt reageerisidki, sest see ongi see, mis töötab tegelikult. No, kui rääkida venelaste infrastruktuuri hävitamisest, siis meil just loetud tundide jooksul tuli siin uudis ka meie kandist, et ukrainlased on purustanud või vähemalt Venemaal lasti õhku jupp Pihkva Peterburi raudteelõiku, mis tõenäoliselt ikkagi ka sõjatransporti segab. No jah, midagi ei ole võib-olla võimalik lõplikult hävitada, eks nad taastavad, seda küsimus on, kui palju see neid mõjutab, kui pikka aega see võtab, see taastamine, võib-olla mõne purustuse taastamine võtab, ma ei tea, nädal või 2 või mõni päev suisa, võib-olla mõne pool võtab pool aastat, et taastada mingisugust tööstust või midagi on ju. Et see kõik sõltub asjaoludest, aga fakt on see, et see mõjutab igal juhul ja see mõjutab ka psühholoogiliselt, see on ju toonud sõja ikkagi Venemaa elanikeni. See ei ole enam televiisori sõda, et kui ütleme Venemaa linnade magalatest alates, ma ei tea, seal Krasnodarist lõpetades kuskil Saratovi ja ma ei tea, mis linnadega on ju Venemaal, inimesed ikkagi oma magalate akendest näevad neid plahvatusi ja neid suuri leeke seal taevas, et jälle üks gaasitehas põleb, jälle üks asi nii, siis see ei ole enam televiisori sõda, see on sõda, mis on jõudnud nende koduuksele. Ja tegelikult sellest on ju rääkinud Zelenski pikka aega, et enne see sõda ei lõppe, kui venelased saavad aru, et see ei ole mingisugune televiisori sõda, et nemad istuvad mugavalt sealt ja vaatavad. Ja et kui Venemaa alustas sõja ja peab sõda, siis ta on osa sellest sõjast. No kõigele vaatamata, Ukraina läheb vastu juba väga ja väga mitmendale sõjatalvele ja Ukrainal on täpselt samamoodi probleem, keda saata rindele, see ei ole ju saladus ja teine asi on see, et Ukraina energeetikasüsteem, mis on elanud üle pikki aastaid lõhkumist, et see peab üle elama järgmise talve. Iga aasta ja iga talve küsimus. Et kuidas nad oma energia, kütuse ja kõige muuga ja ka inimeste tahtega selle järjekordse talve üle elama. See kõige tähtsam on inimeste tahe kaitsta oma riiki ja ma näen, et see on ukrainlastel olemas ja see tahe toetub paljuski või see on olemas ja see on tugev ka siis, kui nad näevad, et neil on sõpru ja toetajaid ja kellel on ka usku Ukraina võitu, sest kui nemad peaksid nägema, et nendel toetajatel läänemaailmas, kuhu me ju tahame Ukrainat ju tuua, kaob see tahe ja see usk võitu, siis ka neil paratamatult hakkab see kaduma. Nii et siin on otsene sõltuvus ja sedagi olen ma varem öelnud, et vaadakem Ukrainale kui väärtusele, mitte kui koormale või kandamile, et kui musta auku me nagu raha ja relvastuse näol või otseselt toetustena anname, et ja küsimus on väga lihtne ja see on ka küsimus, mida Putin endale aseta, ma ei tea, kuidas Trump sellele mõtleb, president Trump, aga mina näen seda nii, et Ukraina ei saa jääda, kui see sõda kunagi lõpeb, läänemaailma ja Venemaa vahele. See sõda just sel põhjusel algaski, et ka NATO laienes hiljem küll Soome ja Rootsi, aga nad olid Euroopa Liidu liikmed, lääne osad ja nii edasi, et Ukraina ja Moldova jäid ainsaks nii-öelda halliks tsooniks Venemaa ja Valgevene ning Euroopa Liidu ja NATO vahele. Ja see ongi Venemaa võitlus sellepärast, et Ukraina ei saaks lääne osaks. Aga meie ju tahame et Ukrainast saaks Euroopa Liidu liige ja ilmselt ka NATO liige kunagi. Ja ma väga loodan seda, sest siis me peame arvestama, kui meie ei võta Ukraina omaenda liikmeks, lääne osaks, siis ja see oleks suur väärtus meile ja suur kaotus Venemaale, siis ta jääb ju Venemaale.
ja see oleks suur võit Venele nii ressurssidena, rääkimata poliitilisest ja kõigest muust, et ja siis kasutab Venemaa seda Ukrainat sellisel juhul meie vastu. Nii et see on nii lihtne ongi tegelikult, et sest kui oleks võimalik olla selle kahe vahel, siis võib-olla oleks ja seda võib-olla see Budapesti memorandum ka püüdis sellist korda luua, et ta ongi seal vahel tingimusel, et Ukraina suveräänsust, territoriaalset terviklikkust ja nii edasi austatakse, aga nagu näha on ju Venemaa seda ei austa. Kui Ukraina oleks olnud NATO liige, nad ei oleks Ukrainat rünnanud, see on selge. Kalev Stoicescu, aitäh tulemast Postimehe Sõjastuudio saatesse. Aitäh. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris reedel. Reedel oleme jälle poliitika teemadel. Aga seniks lugege uudiseid postimees.ee.